Üks halvimaid asju, mida Putin Venemaale tegi, kui ta alustas oma hukatuslikku täiemahulist sissetungi Ukrainasse, oli teiste riikide muutmine otsesteks vaenlasteks. Alates 2022 aastast on Ühendkuningriik olnud üks neist vaenlastest, seistes koos Ukrainaga, et sundida Putinit peatuma. Nüüd, isegi ilma ühtegi lasku tegemata, on Ühendkuningriik teinud midagi, mis teeb Putinile nii palju haiget, et ta on raevust vahutamas. See on 1-2 löögiga kombinatsioon, mis näitab Ühendkuningriigi kavatsust toetada Ukrainat kuni sõja lõpuni ja ka pärast seda. Sõnum on saadetud. Ja see sõnum on tulnud raha ning veelgi rohkemate õhust tapvate masinate näol, mida Ukraina on väga edukalt kasutanud Venemaa vägede vastu. Droonideni jõuame mõne minuti pärast. Esimene löök, mille Ühendkuningriik on Venemaale andnud, tuleb umbes $1 miljardi suuruse uue rahastuse näol, mis on saadud Ühendkuningriigis külmutatud Vene varade tuludest. Viimane osa sellest külmutatud varade rahast jõudis Ukrainasse 15. aprillil G7 ehk 7 rühma Ukraina erakorraliste tulude kiirendamise ehk ERA algatuse kaudu. Ja Kyiv Independenti andmetel on see osa laiemast kokkuleppest Ukraina ja Ühendkuningriigi vahel, mille kohaselt annab viimane Kiievile umbes $3 miljardit. Ukraina on kiiresti Ühendkuningriiki tänanud, samal ajal hõõrudes seda viimast väljamakset otse Putini nina alla. Ukraina rahandusminister Serhai Marchenko avaldas tänu öeldes: "Olen tänulik Ühendkuningriigi valitsusele järjepideva ja kindlameelse toetuse eest Ukrainale Venemaa agressiooni tõrjumisel täiemahulise sõja 5. aastal. Antud rahastus on sihipärane ja suunatakse julgeoleku ja kaitsesektori prioriteetsete vajaduste rahuldamiseks." Teisisõnu annab Ukraina Putinile teada, et see on märkimisväärne rahasumma, mida saab kasutada vajalike relvade ostmiseks, et sundida Venemaad lõpetama oma agressioonisõda. Tõenäoliselt investeeritakse see raha Ukraina kasvavasse droonitööstusesse, mille kohta Ukraina president Zelenski ütleb, et see toodab nüüd igal aastal miljoneid droone ning Pearl Initiative'i, mille kaudu saab Ukraina oma Euroopa partnerite abiga osta lääne relvi. Aga siin muutuvad asjad Putini jaoks tõsiseks. See $1 miljard, mille Ühendkuningriik just Ukrainale andis, ei ole lihtsalt osa 2 riigi vahelisest $3 miljardi suurusest lubadusest. See on ka osa programmist, mille eesmärk on suunata Ukraina sõjamasinasse veel palju miljardeid dollareid. ERA loodi 2024 aasta suvel mehhanismina, mis võimaldab G7 riikidel kasutada oma territooriumil külmutatud Vene varasid Ukraina hüvanguks. Neid varasid ei anta otse Ukrainale. Seda tehes avaneks juriidiline Pandora laegas, mis annaks Venemaale võimaluse väita, et nende raha varastatakse. Selle asemel võimaldab ERA G7 pakkuda lõpuks $50 miljardi ulatuses rahastust, mida antakse laenudena ja mis makstakse tagasi külmutatud Vene varadest saadavate erakordsete tulude tulevaste laekumiste arvelt. Teisisõnu, G7 paneb Venemaa tagasi maksma laene, mida antakse Ukrainale karistusena Putini tegude eest Ukrainas ning teeb seda ilma, et külmutatud varadest endist kulutataks sentigi. See on nutikas mehhanism ja see tähendab, et Ukraina saab raha iga kord, kui Venemaa varad tulu teenivad, mis on jätnud Putini ja tema Kremli käsilased raevust vahutama, olles samas täiesti jõuetud. Kuid $1 miljard, mis voolab Ukrainasse, ei oleks kaugeltki kõik, mida Ühendkuningriik Putini vaenlase heaks tegi. 15. aprillil, mis ei ole juhuslikult sama päev, mil Ukraina teatas oma viimasest ootamatust rahasüstist, läks Ühendkuningriik dollarite andmiselt üle droonide tarnimisele. The Independent tiitab, et Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey on avalikustanud Ukrainale mõeldud täiesti uue droonipaketi, mis on suurim, mida Ühendkuningriik kunagi tarninud on. See pakett, mis avalikustati Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel, sisaldab vähemalt 120 000 erinevat tüüpi drooni. Kui Ukraina soovib Venemaa vastu rohkem kaugmaarünnakuid läbi viia, saab ta Ühendkuningriigilt droone, mis selleks sobivad. Paketti kuuluvad ka droonid logistiliseks toeks, luuretegevuseks ja mereliste operatsioonide läbiviimiseks ning enamik sellest, mida Ühendkuningriik tarnib, on välja töötatud nende enda territooriumil. See ongi see, mis Putinit tõeliselt muretsema paneb. Need ei ole droonid, mida ehitatakse Ukraina sees, kohtades, mida Venemaa võiks oma rakettide ja droonidega sihtida, eeldusel, et nad suudaksid need üles leida. Need on droonid, mida ehitatakse NATO riigi territooriumil, mida Venemaa ei julgeks rünnata, kui ta just ei taha alustada sõda kogu NATOga. Teisisõnu, Venemaal ei ole võimalik midagi teha, et seda kõike peatada. Nagu me ütlesime, viha on olemas, aga see on jõuetu. Healey teatas uue paketi väljakuulutamisel, et lahingutes tõestatud droonide suur lisandus annab Ukraina vägedele vajaliku võimekuse oma rahva kaitsmiseks ja Vene agressiooni vastu võitlemiseks, mis annab meile täiendavat teavet. Mõiste lahingutes tõestatud on väga huvitav. Ühendkuningriik ei ole aastaid olnud sõjas ühegi teise riigiga, seega ei ole tal olnud võimalust arendatavaid droone lahingus katsetada. Ometi on droonid, mida Ühendkuningriik kavatseb Ukrainale anda, lahingutes tõestatud.
see viitab sellele, et need droonid on juba Ukrainas kasutusel, võib-olla isegi Ukraina enda poolt välja töötatud ning nüüd ehitatakse neid Ühendkuningriigis. Kui see vastab tõele, siis on tegemist koostööga tasemel, mida Putin ei tahtnud kunagi näha Ukraina ja Ukraina liitlaste vahel. Raha on juba iseenesest halb, aga kui selline riik nagu Ühendkuningriik ehitab droone spetsiaalselt Ukraina vajaduste järgi, avastab Venemaa, et tal on palju rohkem vaenlasi kui ainult see riik, mida ta ründab. Ühendkuningriik on juba mõnda aega ette valmistanud sellist masstootmist, mis võimaldab nii suurt panust anda. Juba septembris teatas Healy, et Ühendkuningriik hakkab droone masstootma, et aidata võidelda Venemaa agressiooni vastu. See otsus tehti umbes samal ajal, kui Putin testis NATO piire, saates droone Poolasse ja teistesse NATO liitlasriikidesse. Nüüd tundub, et Ukraina saab selle masstootmise varajases staadiumis peamiseks kasusaajaks. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer viitas samuti, et droonide tootmise suurendamine toimub koos Ukrainaga. See uus partnerlus on märgiline hetk, mis ühendab Briti ja Ukraina leidlikkuse, et tuua lahinguväljale tipptasemel kaitsedroonide tehnoloogia Vene agressiooni vastu võitlemiseks, kuulutas Starmer tol hetkel. Starmer viitas tööstuslikule partnerlusele, mille Ühendkuningriik ja Ukraina sõlmisid eelmisel aastal. Nii et need 120 000 drooni, mis hakkavad 2026 aasta jooksul Ukrainasse jõudma, on olnud umbes aasta aega ettevalmistamisel. Need on sellised partnerlused, mis panevad Putini kahetsema, et ta üldse Ukrainat ründas. On veel palju, millest rääkida, kui jutt käib Ühendkuningriigist, mis on Kremlile muutunud peamiseks vaenlaseks. Enne kui süveneme tõelistesse probleemidesse, millega Venemaa Ühendkuningriigi puhul silmitsi seisab, on üks väike asi. 120 000 drooni ja $1 miljard sularahas ei ole kaugeltki kõik, mida Ukraina saab sellest suurest abipaketist, mida Ühendkuningriik tarnib. On veelgi rohkem. Kui Healy seisis Berliinis 43 riigi esindajate ees, teatas ta, et Ühendkuningriik annab Ukrainale lisaks droonidele ka 100 000 suurtükimürske ja 1000 õhutõrjerakette. Mõlemad on Ukraina jaoks eluliselt tähtsad. Õhutõrje vallas on Ukraina juba arendanud sellise taseme meisterlikkust Putini õhurünnakute vastu, et teised riigid võivad ainult kadestada. Ukraina kihiline õhutõrjesüsteem võimaldas neil märtsis saavutada 89,9% tõrje edukuse määra Venemaa droonide ja rakettide vastu. See viib neid sammukese lähemale, 95% eesmärgile, mille Ukraina kaitseministeerium on endale seadnud. Selliste eesmärkide saavutamine on võimalik ainult siis, kui Ukrainal on olemas õige kombinatsioon rakettidest, tõrjedroonidest ja muudest õhutõrjevahenditest. Me ei tea veel, millised õhutõrjeraketid Ühendkuningriigis tulevad. Ukrainas kasutatakse mitut tüüpi süsteeme, mida Ühendkuningriik võiks varustada rakettidega. Kuid olulisem kui see, millised need on fakt, et sisse tuleb 1000 rakette. Just sellist kogust on Ukrainal vaja, et oma õhutõrjet tugevana hoida. Mis puudutab suurtükiväge, siis 100 000 mürske saadetakse Ukrainasse, et vähendada Venemaa suurtükiväelist ülekaalu, mis on kestnud suure osa sissetungist. See ülekaal hakkas juba 2025 aasta alguses kõikuma, just siis, kui Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi avaldas, et Venemaa ülekaal oli suurel osal rindejoonest vähenenud, 10-1, 2-1. Umbes aasta hiljem on see ülekaal veelgi ebakindlam. Nüüd on Ukrainal rohkem laskemoona, kui ta suudab Venemaa kaitsepositsioonide pihta tulistada, mis aitab kaasa ka vasturünnakustrateegiale, mille käigus on ainuüksi märtsis tagasi vallutatud peaaegu 50 ruutkilomeetrit ehk umbes 19,3 ruutmiili. Tuhanded mürsuud, mis alla sajavad, muudavad vaid teised Vene positsioonid nõrgemaks. Tänu sellele viimasele Ühendkuningriigi abikäele võime näha, et palju rohkem territooriumi vabastatakse. Kui rääkida sellest, et palju rohkem võib juhtuda, siis Ühendkuningriigil võib lähikuudel Venemaa jaoks veel mõni üllatus varuks olla. Aga enne kui sellesse süveneme, väike kõrvalmärkus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda teha. Kui Venemaa on šokis kõigest sellest, mida Ühendkuningriik kavatseb Ukrainale 2026 aastal anda, peab ta samal ajal arvestama ka sellega, et Ühendkuningriik võtab Putini poolt kujutatavat ohtu tõsisemalt kui kunagi varem. Kaitsekulutused Ühendkuningriigis kasvavad hüppeliselt. Nad on just alustanud 10-aastast investeerimiskava. Näeme, kuidas sinna suunatakse $10 miljardeid uute relvade tootmiseks. 2027 aasta lõpuks kulutab Ühendkuningriik kaitsele 2,6% oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. See on suurim osa SKP-st, mis on kaitsele kulutatud alates 2010. aastast ja kulutused kasvavad sealt edasi veelgi. Aastaks 2035 kavatseb Ühendkuningriik tõsta oma kaitsekulutused 3,5%-ni SKP-st, mis on kooskõlas uue NATO eesmärgiga. See nõuab liikmetelt, et nad suunaksid 3,5% oma SKP-st otsestesse kaitsekulutustesse ja veel 1,5% iga-aastaste plaanide koostamisse ja elluviimisse, mis võimaldavad neil seda uut kulutustaset saavutada ja säilitada. Tong.
pidage meeles, et Ühendkuningriigi kaitsekulutused reaalväärtuses vähenesid aastatel 2009-2017 22% võrra. Putini sissetung Ukrainasse põhjustas kulutuste hüppelise kasvu ning sellest tõusust on kujunemas püsiv kohustus suunata Ühendkuningriigi sõjaväkke rohkem raha kui kunagi varem. Putin arvas, et loob uue Vene impeeriumi, kui ta alustas sõda Ukraina vastu. Aga tegelikult on ta lihtsalt äratanud sõjalise koletise sadade miilide kaugusel. Ärge unustage, mida see kõik tähendab Ukrainale. Siin on mängus partnerlus. Suurbritannia soovib aktiivselt suurendada oma droonide tootmist ja tugevdada kaitset kõige vastu, mida Venemaa 21. sajandi sõtta toob. Ukraina on praegu Venemaaga peetava sõjarindel, mida paljud NATOs usuvad, võivad kontrolli alt väljuda ja haarata kogu Euroopa, kui Putinil lastakse vallutada riik, mida ta peab Vene Föderatsiooni osaks. Lühidalt öeldes, kõik, mida Suurbritannia endale ehitab, suurendades oma kaitsekulutusi, on midagi, mida Ukraina saab kasutada Venemaa agressiooni tõrjumiseks. Tõenäoliselt saadetakse Ukrainale veel rohkem relvi, kui uinunud sõjaline hiiglane ärkab. Mis puudutab Venemaad, siis see pole rahul. Putini lemmikhääletoru Dmitri Medvedjev, kes pole kunagi avalikult öelnud midagi, mida Putin poleks enne öelnud, on taas loopinud ähvardusi. Päev pärast seda, kui Ühendkuningriik teatas, et saadab Ukrainasse 120 000 drooni, hakkas Medvedjev esitama ähvardusi, nagu selgus, üsna konkreetseid. Venemaa väidab, et tal on nimekiri võimalikest sihtmärkidest õhurünnakuteks ning nimetas üheks neist Suffolkis asuva RAF Mildenhalli. Ühendkuningriigis on ka mitu ettevõtet, mille Venemaa väitel on sihikule võetud. Neist mõned toodavad just selliseid droone, mida Ühendkuningriik Ukrainasse saadab. Pärast Venemaa väikest avalikustamist püüdis Medvedjev X-is oma ähvardust veelgi rõhutada. Vene kaitseministeeriumi avaldust tuleb võtta sõna-sõnalt. Euroopa rajatiste nimekiri, kus toodetakse droone ja muud varustust, on potentsiaalsete sihtmärkide nimekiri Vene relvajõudude jaoks. Millal rünnakud reaalsuseks saavad, sõltub sellest, mis edasi saab, väitis Medvedjev enne, kui ta esitas hoiatuse, mis peaks Suurbritanniale ja Ukraina teistele liitlastele judinad peale ajama. Magage hästi, Euroopa partnerid. Kindlasti muret tekitavad sõnad. Vähemalt oleksid need seda USA ja Suurbritannia jaoks, kui nad poleks varem Venemaalt sellist tühja ähvardamist juba palju kuulnud. Iga kord, kui uudistes tuleb teade, et üks Ukraina partneritest on andnud raha või relvi, üritab Venemaa oma jõudu näidata. 2024 aasta veebruariks oli Medvedjev juba hoiatanud totaalse sõja eest, kui Ukraina liitlased üritaksid Venemaad 1991 aasta piirideni tagasi suruda. Kogu Venemaa riigi strateegilist arsenali kasutatakse sihtmärkide vastu Londonis, Washingtonis ja Berliinis, samuti Kiievis, kuulutas Medvedjev tol ajal. See ähvardus järgnes paljudele teistele, sealhulgas 2 2023 aastal. Kõik see hakkab Venemaa puhul juba veidi jõuetuna mõjuma. Kuigi Medvedjevi sõnad peaksid kõlama hirmutavalt, pole need Venemaalt midagi uut. Need on sellist tüüpi ähvardused, mida Putini kõneisikud loopivad iga kord, kui Venemaa tunneb end ohustatuna, ja need viivad harva millegi konkreetse tulemuseni. Suurbritannia seisab kindlalt, droonid ja raha jõuavad endiselt Ukrainasse. Kuni Vene raketid ja droonid ei hakka Suurbritanniasse lendama, võetakse Medvedjevi sõnu samamoodi nagu seni, alates sellest ajast, kui Suurbritannia hakkas Ukrainat aitama. Palju tühja juttu. Praegu on Suurbritannia otsustanud olla üha valusamaks pinnuks Putini küljes. See, mida me just nägime viimase sõjalise abi ja laenuga, on see, et Suurbritannia astub esile Euroopa suurriigina, kes juhib Venemaa vastast võitlust väljaspool Ukrainat. Kas sa mäletad seda kaitsepartnerlust, millest me varem rääkisime? See on vaid osa 100-aastasest partnerlusest, mille Suurbritannia kuulutas välja koos Ukrainaga 2025 aasta jaanuaris. Sellel partnerlusel on demonstratiivne mõõde, mis tuleneb selle tohutust tugevusest. See ongi asja mõte. See loodi selleks, et saata Putinile sõnum, et Suurbritannia teeb kõik endast oleneva, et Ukraina jääks suveräänseks riigiks ka aastakümneid pärast seda, kui Putin on siit ilmast lahkunud. Suurbritannia on koos Prantsusmaaga olnud ka tahtekoalitsiooni loomise eestvedaja. Koalitsioon on mõeldud hõlmama mitmeid mõjukaid Euroopa riike, kes hakkavad pärast sõja lõppu Venemaaga tegutsema Ukrainas rahuvalvejõuna. Jällegi on idee saata Putinile sõnum, et Suurbritannia ja tema liitlased mitte ainult ei usu, et Venemaa kaotab selle sõja, mille ta alustas, vaid ka seda, et Ukraina on tänu sissetungile saanud liitlasi, kes astuvad vajadusel välja, et sellist sõda enam kunagi ei juhtuks. Lõppude lõpuks, kui see koalitsioon suudab oma plaanid ellu viia, paigutatakse NATO väed Ukrainasse. Veel üks Venemaa rünnak pärast sõja lõppu oleks rünnak veelgi ohtlikuma jõu vastu. Just sellised tegevused on viinud selleni, et Venemaa on Ühendkuningriigi suhtes üha vihasemaks muutunud. Rääkides ajakirjale New Statesman 2025 aasta detsembris, ütles John Lough, kes oli esimene Moskvas baseerunud NATO esindaja, et Venemaa peab nüüd Ühendkuningriiki oma peamiseks vaenlaseks väljaspool Ukrainat.
Venemaa on hakanud Ühendkuningriiki eraldi välja tooma agressiooniaktide sihtmärgina, sageli hübriidrünnakute kaudu, nagu sissetungid Ühendkuningriigi territooriumile ja küberrünnakud, püüdes meeleheitlikult takistada Ühendkuningriigil veelgi tugevamate sidemete loomist Ukrainaga. Mitte miski sellest ei toimi. Kui Ühendkuningriik on tõepoolest Venemaa peamine vaenlane väljaspool Ukrainat, siis näib ta seda rolli nautivat, saates Ukrainasse $1 miljard, 120 000 drooni, 100 000 suurtükimürske ja tuhandeid õhutõrjerakette. Mis puudutab Ukrainat, siis 120 000 drooni võib olla kogu selle loo suurim uudis. Miks? Rohkem droon tähendab Venemaa jaoks rohkem surma. Ühendkuningriik tegi oma avalduse pärast kuud, mil Ukraina droonid tekitasid Putini sissetungile rohkem kahju kui kunagi varem alates sõja algusest. Venemaa väed said märtsis üle 35 000 kaotuse, mis Euromaidani pressisõnul teeb märtsist seni kõige surmavama kuu nii Venemaale kui ka Ukrainale. Nendest kaotustest põhjustasid 96% Ukraina droonid. Õhuterror, mida Venemaa kunagi pilkas, tapab ja haavab nüüd Venemaa sõdureid tempoga, mis ületab kaugelt 1000 inimest päevas. Kuna Ühendkuningriik varustab nüüd droonidega, mis võimaldavad paremat luuret ja rohkem kaugmaa rünnakuid, saab Ukraina keskenduda rohkem selliste lühimaa droonide tootmisele, mis põhjustavad rindel nii palju kahju. Ja Ukraina on juhtumisi just saanud $1 miljard, mis aitab tal seda teha. Pole ime, et Putin on hakanud Ühendkuningriiki nii palju vihkama. Väljaspool Ukrainat teeb Ühendkuningriik rohkem või enamik teisi, et tagada Putini ambitsioonide Venemaa võimu laiendamiseks täielik kokkuvarisemine tema ümber. Võiks isegi öelda, et see on Ühendkuningriigi kättemaks. Vaid mõned nädalad enne seda, kui Ühendkuningriik teatas droonidest ja rahast, üritasid Vene allveelaevad tungida Ühendkuningriigi vetesse. Suurbritannia oli teistest pikalt ees, ta jälgis iga sammu ja pani kokku vastuse, mida Venemaa kunagi ei oodanud. Saate sellest juhtumist kõike teada meie videos. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et jälgida meie kajastusi Ukraina liitlaste viimastest sammudest. Aitäh vaatamast!